Tallinna õhtu ja B-osa. Niimoodi, ja selle ma teen sulle võib-olla pulkadeks lahti ka, et parem käsi vist on juba selge sulle, eks. Nii, vasakus käes. Et siin on siis tertsid lihtsalt järjest. Jätage meelde, et ja siis tuleb nagu kvint, see on tegelikult seal A-tuur kokku. Ja siis on sul D-mollist 2 nooti. A-tuur, D-moll, siis tuleb sellised 2 nooti. Need on ka tegelikult A7-st pärit, aga noh, see selleks. Lihtsalt sellised noot. Mis arvad, mis akordist need 2 nooti võiks olla pärit? Kui see 1 noot veel juurde panna. D-tuur. Ei ole D-tuur. Bes-tuur, miskid näed, Bes-tuur. Aga noh, siin on tegelikult sellised noodid üleval, et ta kokku nagu Bes-tuur ei ole. Aga see viimane akord, see on siin ilus A-tuur. Et kunagi ei tohi nagu lihtsalt noote mängida, kui tegemist on näiteks sellise asjaga. Nii, ja siis läheme edasi. Nii, see osa algab siin jällegi A-molliga. See, et sa oskad paremat kätt. Tegelikult sind ei aita ainult, vaid et parem käsi ja vasak käsi kokku moodustavad mingisuguse harmoonia. Mis akord see võiks olla? See on moll. A-moll just. Ja siis hakkavad siit hääled liikuma sealt. Et selle nüüd võid lihtsalt meelde. Äärmised hääled liiguvad, keskmised jäävad paigale. See on juba tuttav akord, see on selles loos olnud. Mis see oli? See oli... Oota. C7, võin sulle öelda. See akord on ka olnud. Ja see oli D-moll. Väga õige, D-moll. Nüüd on siuke akord. Siin pole kõiki noote olemas. Noh, see on eks arusaadav akord. E-tuur, E7, ja see on siin ja kuhu akordi lõpeb? Mis akordi lõpeb? See on A-tuur. A-tuur, vot nii.